Nii läks. Nii tervist, mina olen Illar Kohvina, vaataga täna ma olen siin Moostes. Täna on laupäev 7. september aastal 2019 ja minu vestluskaaslaseks on siin Arnold Toksma, kes tuli Soomest kohale ja eile olime Zodiagis võimas sügises suvelõpu simman, ütleme niimoodi. Tere teile, Illar Kohvi blog. Ja ma ütleks ka seda, et pidu oli niivõrd vägev, et näed, minult kulusid kingad ära, sellega talt tuli alt ära ja näed, mul on Tiit Seiki andis mul jalanõud, et ma saaksin Pärnu kotti tagasi minna. Aga ja küll see selleks... Ma ei tea, kas nutta või naerda. Aga nüüd on siis selline asi, et räägi Arnold, kuidas eilsed biomuljed on, et räägi sellest. Mul on selline tunne, nagu Eiki Ainsa oleks korraldanud Metallika kontserdi. Siis te muljed on ikka väga võimsad. Ütleb, et ikka nii kuum mul ei ole elu seis. Sest et ma ütleks ka seda, et rahvast oli nii puupüssi täis, et andis täitsa nii, et pidi kogu aeg lükkama, et Õhtulehest filmis kenast, et Õhtulehel selle filmi ajal pidi nagu tegema ruumi, et ta saaks filmida seda meie esinemist. Ütleme nii, et pidu läks väga suur tänu kõigepealt Eiki Ainsalule ja Illar Kohvile ja loomulikult veel ansamblitele Spiili, Miili ja Dark Velvet ja Superstar Raiks ja Marko Tasan oli kohal. Kõik Tartu superstaarid olid kohal. Mina olen väike tegelane. Sinu peale just rahvas tuli eiles ja ta tuli nii Soomest kui Saarest nii-öelda, et kui Hiinast tuli ka, üks oli Hiinast ka veel. Ütleme nii, et üks minu, see jääb eluks meelde, seal oli kõik Eesti väljaanded. Kõik Postimehed, Kultuurilehed, kõik olid kohal, hullumaja. Ja räägi, kuidas sa ise nagu rahule jäid? Ma olin väga rahule lihtsalt, natuke tekkis enda eest hirm ka, sest ju plasmastopsid lendasid lava suunas ja üks lendas mulle pähe ja Superstar Raiks sai veega üle kaela. Kõik said veega üle. No see oli nii kuum nagu saunas, et saunas ikka leili visatakse. Väike saunaleil, mis seal on siis? Et väga vinge, nagu suur rahva Eurovisioon oli, nagu Õhtuleht ütles ka. Üle 400 inimese käis kokku. Ja nii, et sellega võib öelda nüüd niimoodi, et su fänne on niivõrd palju, et neid ei mahuta üks koht korraga ära. Et nüüd kindlasti oleks vaja korraldada... 50 juubeli puhul Tartu lauluväljaks peab panema kinni. Varemat ikka kas selle aasta lõpupoole või juba järgmise aastaselt uus süke... Ei, ma arvan, ma tulen Tartusse tagasi jõulude ajal. Et nüüd on aega mõelda uus kava. Aga ma ei tea, mis koha me kinni paneme, ma ei tea. Peab mõtlema. Zodiagle liiga väikseks meile ei. Ja räägi, kus sa need ilusad tiivad äkki seda oma saanud oled? No tiivad olen saanud juba teise paigaga karnevali kaubast ja need on juba eile fännid on rikkunud tiibasid. Ja palju siis tiivad maksavad siis? No need on mingi 20 eurot on tiivad. No, aga need on natuke lappide ka. See oli nagu ka kanasuppi pajastunud sõnaga, et tiivad oli koost ära. Ütleme, et nalja sai rohkem kui rubla eest. Oleks olnud nagu Juras Šatunovi megakontsert või Dima Pilani kontsert. Selline tunne jäi korraldada. Ja keda sa tahaks tervitada nüüd? Ma tahaks tervitada Illar Kohvi blogi fänne ja suur tänu Eiki Ainsalule ja Moost ja Tartu rahvast ja kõike tegelikult tema pered, kes meid vastu võtsid nii suurelt. Näite korra seda Mooste kultuurimaad ka. Olen kunagi käinud, aga sellest on ikka väga pikka aega. Kui ma olen mingi 17 aastat tagasi. Eile tundis ära, jah. Aga pidu oli ikka nii metsik, et rahvas ju, ma ei ju pidutse meile. Ja ma tahaks öelda ühe tähtsa asja veel, et Arnold Toksma veetis öö siin Moostes, aga mitte teise mehega, vaid hoopis oli naisega isus. Nii et Arnold Toksma ei ole mitte ainult mehega, vaid ta on meid ikka naistega magada. Ja ütleme nii, et mul ikka naistega väga tegelikult sünkab küll. Kõik on väga hästi. Ei ole üldse homo. Ei ole tavaline inimene, tavaline mees. Arnold magas naisarahvaga ja minu kingad. Ma ei tea. Suur tänu! Nii et kõik head ja nägemist jälle!